ja oleme Petrone Print podcastiga millises aegruumis. Hetkel järjekordselt sajab vihma, kuigi on jõulukuu lõpp. Oleme ajas, kus on just läbi jõulupühad, ees aastavahetus ja minu juures on rääkimas minu Prantsusmaa autor Hanna-Maria Laanet. Otsime natukene võib-olla sellist rõõmu ja rahu ja küsimust, miks on prantslased justkui sellise elurõõmu eeskujuks ja sain aru sellest, et prantslased ei ole ideaalsed. Keegi ei olegi ideaalne, aga mis seob mind, Petrone, ütlen ausalt, 51, sina, ütlen 30. ausalt, 30. Me oleme täpselt erinevad põlvkonnad, aga me oleme ka täpselt samas kohas, et me ei viitsi olla väga suured võitlejad konkurentsimaailmas ja samas me saame aru, et kuskil on see tee, et olla rõõmus, rahulik ja päris maha ei saa seda ka jätta, mida meile pakub konkurentsimaailm. Ja ma sain aru, et sina ka seda kõike sõnastad ja otsid seda meelerahu ja edasiminekut. No nii, siis me saame kokku ja räägime sellest. Ja sa suutsid mind kohe üllatada sellega, et on üks selline fraas, mina polnud sellest kuulnudki. Ja ütled, et teil kõik sellest räägivad, ütleme siis Tallinna 30-sed või, et on meelerahufond. Mis asi on meelerahufond? Mina mõtlesin, et see on mingisugune aeg. Pigem on see ikkagi raha. No, pigem on see raha, jah. Aga mis on siis? Miks on vaja meelerahufondi? No, ma ei tea, kas on vaja, aga nii nad räägivad, et on vaja. Ja meelerahufond on siis selline, ma ei tea, 4-6 kuu raha, mida kõik koguvad. Et juhul, kui elus tuleb ette arvamatusi, siis... Et kui meelerahu kaob, siis on raha. ma ei tea, jah, et kas see asendab meelerahu võib-olla mõnel inimesel, aga mina neid võrduma muidu meelerahu ja meelerahufond, minu meelest nendele puudub igasugune seos ja ma ei tea, kas see on õige koht, kus kasutada sõna meelerahu, aga no las ta siis olla. Aga jah, see on selline tagavararaha, et juhul, kui elus midagi juhtub, siis saab sealt võtta, et kui pesumasin läheb katki. Või... Tegelikult ma arvan, et mingis mõttes see on küll seotud, et raha või siis ka mingisuguste väärtuste, ma mõtlen siis ikkagi materiaalsete väärtuste olemasolu tekitab teatud turvatunde. Jaa, kindlasti ma selles osas vastu ei vaidle, aga ma mõtlen, see on kõik, mis on materiaalne, on nagu nii kuidagi kaduv ja, et see võib ju päeva pealt olla kõik läinud. Kusjuures ma just mõtlen seda, et nagu minust nüüd põlvkond vanem, väike müü, kes kirjutas meie kirjastusse raamatu vanema ellujäämisoskused, konkreetselt ei usalda pankasid. Kui tema saab honorari, siis tema selle honorari võtab sõna otseses mõttes välja ja rahatähtedes. Kui ma seda kuulsin, siis mul oli suu lahti. Mõtlesin, et ma olen ikka niivõrd moodne, et ma olen hakanud täiesti usaldama pankasid. Kas sina üldse 30. põlvkonna seisukohalt sellist küsimust endale esitad? Sest kindlasti see fond tähendab ju teil seda, et see fond on virtuaalselt on raha pangas, eks ju. Mina ikka esitan endale seda küsimust ja hästi palju usaldatakse minu meelest igasuguseid fonde, mitte nüüd mingid meelerahufondi, aga et kogu vara nagu pannakse fondidesse ja ma ei ole vastane, aga ma ei ole otseselt ka poolt või mul on võib-olla lihtne öelda, olles ettevõtja, sest et meil on järelikult koht, kuhu investeerida ja ise väga usaldame ju oma ettevõtet. Aga see ettevõte, eks ju, on materiaalne. Ma olen käinud seal teie veiniateljees. See on, ma ei tea, maastlaani pudeleid täis. Ja, no eks me investeerimegi veinidesse. Ma arvan, et isegi vanaema väike müü hindab selle heaks investeeringuks. Ja ei, see on tõesti täiesti käega katsutav selles mõttes, et
ja noh, nüüd ongi meie tuttaval tehtigi, need skämmerid tegid kontot tühjaks, siis me kohe mõtlesime ka Sepuga, et peaks ruttu veini hästi palju ostma et kõik ei tule skämmima pudeleid ai, no välja ikka, sellega, et ei saa kõike saab ju hakkama. varastada ja teha, aga lihtsalt, et jah, kuidagi sihuke, kõik on nagu tänapäeval ju ebakindel ja muutuv ja pidevas muutuses, et see kõik, see kogu see muutuste voog ja ebakindluse voog, mis meid ümbritseb, ei tohiks defineerida meie meelerahu, et see peab olema kõigepealt meie sees. Ja kui tuleb elus ette arvamatusi, loomulikult selles mõttes, et mina kõikidele soovitan, et finantsiline selline kindlus on rangelt vabatahtlik, aga soovitatav on ju. Aga kas need sinu sõpruskonna muud inimesed kahtlevad pankades ja proovivad ka see, noh, ma saan aru, et sinu lahendus on siis see, et jaa, meelerahufond ja nii kui võimalik meelerahufondist teha materiaalne väärtus ehk Prantsuse veinid ja panna need sinna. No meie puhul see on loogiline. Aga kas teised ka otsivad neid materiaalseid kohti, kus seda hoida või pigem usaldatakse virtuaalset pigem vist usaldatakse virtuaalset raha ja pankadega. Ma ei ole kuulnud, et ei usaldataks. Aga no ikka on alati inimesi, kes ju investeerivad kulda ja investeerivad kinnisvarasse. Kusjuures kuld on, vaata, kui sa hakkad mõtlema tegelikult lihtsalt teisel tasandil olev kokkulepe. Näiteks, kujutame ette, juhtub midagi, ma ei tea, maailma kõigi suurte süsteemidega. Ega sa seda kulda ju ei saa süüa ega juua. Ei saa. On ju? No veini tegelikult vähemasti abiks ikka kalorid ja ka elurõõmu pakuvad ikkagi vein ja midagi võiks juures ka olla, aga siiski ta on ka, kui nii võtab, palju materiaalsem kui on raamatud, kuigi ma arvan, et ka raamatud on parem kui lihtsalt mingisugused netis olevad virtuaalsed. Muidugi, raamatud pakuvad ju rõõmu. Ja, eks ta ole jah. See on nagu see, et kuidas see rõõm, rahu, ma arvan, et me oleme siis nõus sellega, et teatud mingisugune turvatunne, mille puhul tavalistel inimestel on ikkagi abiks see, kui on mingisugune nagu selline materiaalne baas. Ikka. Ja, et sa võib-olla elus tuleb ju ettearvamatusi. Aga kuidas see Prantsusmaaga seostuks? Veinid muidugi seostuvad Prantsusmaaga. Ja kas Prantsusmaa võib-olla on ka see vana turvaline maa siiski võrreldes Eestiga. Kuigi neil on ka ikkagi päris suured traumat, aga. No ma arvan, neil on juba põlvkondade, nii paljudele põlvkondadele eelnevatele võib-olla mingi natukene suurem finantsiline kindlustatus, et on mingid pärandid ja nii, et Eestis ju seda väga palju olla ei saa. Kõik on segi. Kõik on nagu nullist, aga seal on ka muidugi absoluutselt ju seinast seina inimesi erinevates olukordades ja situatsioonides, aga kui me võtame traditsioonilise prantslase, siis ikkagi elu nautimine, restoranis söömine, ilu nautimine, kõrgmood on neil nagu ikkagi väärtustavad seda suuresti. Ja ei muretse, et restorani arve on kuidagi suur või see väljas käimine on osa nende elust ja normaalne. Eriti Pariisis, kus me käisime ka sõpradel korteris külas, nende korteris oli köögi pikkus, ma arvan, meeter, sinna mahtus külmkapp, mikrokas ja 2 auguga pliit. Ma olen tegelikult väga üllatunud sellest, ma arvan, et kõik prantslased tahavad süüa teha, aga nad tahavad lihtsalt sööki nautida, nagu selgub. Eks nad ikkagi teevad süüa, aga see sõltub nagu väga palju võib-olla elustiilist, et metropoli elu on natukene võib-olla teistmoodi. Ja see seostub minu jaoks tegelikult New Yorkiga. New Yorkis ka, ma ei tea, kas see sinu tuttavate köök oli vanamaja, uusmaja? Vanamaja. Okei.
ja ma tean, et nendes uutes majades New Yorgis ongi nagu teadlikult väga väiksed köögid ja no ilmselt ongi see ikkagi nagu linnaeluga seostub. Aga see, et mis sa siis selle ülejäänud ajaga teed, et kas sa lähed krabad, eks ju, hamburgeri või sa lähed ja naudid seda restorani ja toidukultuuri, et siit võib-olla tuleb ka see vahe sisse. No nad väga ei kraba. Ja, selles mõttes, et nemad ikkagi võtavad selle aja, olgu see siis lõuna või õhtu ja rahulikult lähevad, tavaliselt ei pea kaugele minema, sest et restoranid on ju igal sammul, on ju. Lähevad trepikoest alla oma kodurestorani ja võtavad selle aja ja tellivad seal tartarri või mingid, nad on väga suured lihasõbrad, veiseliha ja võtavad veini ja naudivad, jutustavad, teevad suitsu. Nad oskavad Vahemere maad, oskavad veini juua niimoodi, et nad ei joo seda üle või on nad siis lihtsalt nii harjunud, et see on nagu minu jaoks selline segane küsimus võrreldes Eestiga. Ma arvan, et nad on harjunud ja nad ei, see eesmärk ei olegi juua, see on osa toidust. See täiustab selle lihamaitset või mõne muu toidu maitset, et see ei olegi eesmärk jääda purju. Ma arvan, nad isegi ei taha, aga võib-olla see on ka siuke, et ta natukene aitab kaasa, et lõõgastuda, suhelda, kuidas kellelgi on ja see pole muidugi. Kui vanalt nad hakkavad siis ikkagi, ma tean, et Itaalias, minu jaoks oli see kultuurishokk, kui minu Itaalia verd siis abikaasa suguvõsa viis minu toona 9-aastase lapse restorani Itaalias ja hakkasid talle seal veini andma. Veega pooleks. Vanavanemad või? Ja vanavanemad. Ja ütlesid, aga see on ju normaalne. Meie kõik hakkasime sellel ajal. Ja siis mul tuli ka meelde see, et oli see aeg, kui ma olin veel rinnaga toitev noor ema ja siis seesama minu Itaalia ämm ütles, et oi, ära muretse, muidugi sa võid natuke veini juua. Lapsel tuleb ju öösel paremini. Ja aga see on kultuuri osa. Ja minu jaoks on nagu see, et ühest küljest ma näen neid, Eestis on nagu kõik see alkoholi tarbimine segamini. Pole üldse niimoodi võimalik öelda nagu nendes Vahemere maades, et sa näed mingit joodikut kuskil külapoes ja mõtled, et no alkohol on. Aga kui vanad sina arvad, et nad hakkavad? Või kas Prantsusmaal on see ka kuidagi nii, et hakkavad tõesti alla 10-aastastele maitsta kindlasti annavad, eriti veinitootjad. Nad peavad ju oma järgmist põlvkonda juba harima, on ju. Aga minu meelest isegi ka ühtede sõprade laps, kes oli siis 4, ja kindlasti mul tuleb täitsa kohe olukord meelde. 4? Ja, nad andsid talle, panid vett ja siis väikse tilga veini sisse ja kus juures natuke palju läks minu meelest. Ta jäi isegi natuke švipsis, nad ise ka tunnistasid, et vist läks natuke suur törts. Aga see laps sõi kogu aeg austreid ja sinihäritusjuustu ja nii see algab. Aga no jah, võib-olla see oli natuke nagu show ka, nad tahtsid eestlastele natuke näidata ja võib-olla läks natuke suur törts, aga ega siis nuusutamises või väikses, 4-aastane võib-olla vara ikkagi, aga eks nad ikka harivad, see on ju nende kultuur ja nad ei joo nagu niimoodi, et palju. Ja eestlased võib-olla peavad üldse defineerima natukene või midagi, et kus meie selle alkoholi tarbimisega oleme. Ma märkasin endal teatud valehäbi, kui ma nimelt vahepeal käin esinemas keskkoolides, karjääriõpe, selline väikene moodul, kuhu vahel kutsutakse mind kui minu sarja esindajat. Mul on selline slaidishow, kus ma näitan raamatuid ja autoreid ja räägin minu sarja põhjal väga kiirelt, et mis mina olen aru saanud, mis on selline karjäärivalik. Ja siis ma märkasin, et ma koperdan kergelt siis, kui ma sinust hakkan rääkima, sellepärast, et see on minu isiklik enesetsensuur, mul ei ole mitte keegi tegelikult öelnud nendest õpetajatest, mida ma seal võiksin rääkida, aga ma ise küsin enda käest, et kas tänapäeva Eesti
keskkooliõpilasele sobib soovitada veinikultuuri karjäärivalikuna, et näed, et siin on selline Hanna, kes läks õppima ju tegelikult sa läksidki õppima veinikultuuri Prantsusmaale, tegid lausa magistrikraadi. Jah, veinide tootmine ja müümine. Ja ega ma ei tea ju ka, ega nad noored ka väga palju lihtsalt kuulavad aga mul on mingi selline kerge koperdamine selle koha peal. Ja mul on tegelikult endal ka kusjuures, sest et see on nagu tabu Eestis natukene, aga samas see tegelikult on ju kultuur, et alkohol on alkohol, aga teisalt iga alkohol ei ole nagu viin ja vein ei ole võrreldavad või niimoodi, et need on ikkagi täiesti erinevad joogid, aga samamoodi, et see on nagu raske öelda, et kas see siis on õige või ei ole, aga samas see on ikkagi osa kultuurist. Pigem ma arvan, et võib rääkida küll sellest julgelt, et see ikkagi on ka alkoholialane haridus ja teadlikkus ja ma arvan, et just seda teadlikkust ja haridust peabki olema rohkem ja ma arvan, et see on tabu, on nagu võib-olla vale, sest et see ei, nagu siuke keelamine ja piiramine ei aita, pigem ikkagi teadlikkuse tõstmine. Ja seal on nii palju erinevaid kihte ja tarkusi, ma ütlen, et mis ma sealt sinu raamatustki välja lugesin ja see on ainult jäämäe tipp, eks ole, mis ma sealt aru sain. Ja me keegi ei ole perfektne ja ma tegelikult ei tahagi, et see kõlaks kuidagi niimoodi, et Eesti või eestlane peaks midagi tegema, et ma tulen ringiga tagasi selle juurde, et lihtsalt võiks olla mingi teadlikkus sellest, et kes sa oled, kus sa oled, kuidas olla õnnelik. Nüüd mul selline küsimus, et kui me kujutame nüüd ette neid prantslasi, kes armastavad toitu, armastavad head veini ja nad on siis võib-olla Pariisis lähevad restoranidesse, maakohtades teevad ise süüa. Tänapäeva reaalsus. Ma küsin, mida nad teevad oma mobiiltelefonidega? Jah, ma ütleks seda, et nad on väga kohal olevad inimesed, kui neil on ikkagi õhtusöök ja sõbrad, siis nad ikkagi naudivad oma õhtusööki ja sõpru ja söömisega nad kunagi ei kiirusta. Et ma arvan, et eks ikka on nagu tänapäeva värk, et need telefonid on ikka ju lähedal ja kellel laua peal, kellel kotis, aga et eks see segab kõikide elu. See nutimaailm on meile kõigile ju selline üsna värske. Ma arvan, 15 aastat on need nutitelefonid olnud, et õpitakse nendega alles elama, aga nemad on väga kohal olevad inimesed ikkagi. Mina mäletan seda hetke, mis mul oli seltskonnaga, läksime New Yorgis restorani ja seal restoranis ulatati meil üks selline korv. Küsiti, et kas te tahate telefonid korvi ära panna. Nagu viisakalt, et ongi selline teenus ja me kiirelt panimegi. Võib-olla see on seal paljudes kohtades levinud, et me nägime neid telefone, need pandi meie lähedale siin aknalaua peale, aga see tegelikult tekitas meile selle võimaluse, et me saime olla ikkagi päriselt, meil on nüüd siin see kokkulepe, me oleme siin kohal, me sööme, joome, me ei vahi telefone. Jah. See vastuolu selles on päris suur et või kuidagi, et nagu sa tahad koha peal olla, aga sa oled kuidagi... Me oleme sõltlased, see nutisõltlased on ja kõik. Dopamiini sõltlased, sealt tuleb kogu aeg mingit infot või on isegi mul ettevõtjana on näiteks mingi teatud FOMO, et ma kardan vahepeal, et ma ei pane mingit tähtsat meili tähele või mõni tähtis sõnum jääb lugemata, keegi soovib osta veini äkki. Raha et teenimata. Ja see on selline aktiivne müügifaasis olemine, mis on võimalik, et mõistlik teatud piirini. Aga mis sina teed siis, et kui sina lähed kuskile sööma, et mis teed oma telefoniga? Tead, kuidas kunagi? Üldiselt ma ikkagi tahan selle ära panna. Me oleme õpetanud oma 3-aastasele Leonile, et ta võib meile öelda, et pange telefon ära ja ta ütlebki. Pane telefon ära. Et tema kutsub meid korrale tegelikult, sest et ega me talle ju ka ei taha lubada mingeid multikaid eriti vaadata.
natuke ta ikka saab neid, aga tema kutsub meid ka korrale. Aga ma püüan hoida telefoni eemal. Vahel ma tean, et ma ootan näiteks mingit vastust kelleltki, siis on lähemal, et Siis on raskem, jah. ma õpin olema sellest ka vabam. Aga jah, see on üks see FOMO, eks ju, fear of missing out, see on selline teema, kus võimalik, et on reaalset vajadust, aga võimalik, et see lihtsalt mõttelõks. Minul endal on pigem üsna lihtne sellest lahti saada. Ma olen olnud aastaid pigem selline, kellel on kuulsus, et ma olen kättesaamatu, ei saa niisama lihtsalt mulle kohe sisse helistada, mul on kogu aeg telefon hääletu peal ja mul on olnud ka teatud eeskujusid, mis oli isegi juba enne seda nutitelefoni mingisugused olulised strateegilised inimesed, mingi telejaama juht näiteks, kelle kohta kõik teadsid, et ta ei võta telefoni ja aktsepteerisid. Ja no võib-olla ei saa ka päris täpselt võrrelda seda, et no siiski natuke ma võrdleksin, et sinul on see, et sa oled, eks ju, veiniateljee tegija ja sul on oluline, et sul oleks võimalik vastata, veine müüa. Mina olen võib-olla natuke rohkem loomingulise ala peal, aga siiski ma ju ka pean nagu justkui neid raamatuid müüma, olema justkui aktiivselt turul. Aga ma väga sageli mõtlen niimoodi, et ma ei soovi olla see, kes jookseb rongi peale, vaid ma ise olengi see väärtus, et mina olen see rong ja mul on siin selline salakamber, kus on minu ideed ja ma olen ise väärtus, ise olen selline inkubaator seal rongis või ma ei tea. Ja mul on vaja seda aega, et ma oleksin kättesaamatu. Ja mul tekib nagu mingi selline uhkus, mis tegelikult ületab selle FOMO. Ma arvan, et ka see on päris palju abiks, et ma pigem üsna vähe olen jälgin sotsiaalmeedias teisi, sest see on ka kõik tegelikult uuringutena ju olemas teada, et kui sa liiga palju jälgid teisi, siis sul tekib alaväärsuskompleks. Muidugi, jah. Ja siis sa nagu oled selles nõiaringis, mis nagu keerleb valet pidi. Mul tuli vahepeal veel siuke paralleel, et kuidas prantslased endale aega annavad ja lubavad ja seda rahu, et kättesaamatusega seoses. Kui neil on lõunaaeg kella 12, kuidas kellelgi siuke tunnikene keset tööpäeva, nad võtavad vabalt rohkem ka aega, kui on vaja. Mitte kedagi kätte ei saa. Kui on lõunapaus, siis ei ole võimalik nendega ühendust saada, et olgugi, et see meie transpordifirma ootab seal ukse taga, aga neil on lõuna, praegu ei saa. See on ju mustvalgel neil meili all kirjas, et kaupa kätte ei saa kella 12, 13:30, siis on kinni, inimesed söövad või mingisugune ajavahemik, kuidas kellelgi, et täiesti ei saa kätte. Aga peavad nendest kellaaegadest siis ka kinni? Peavad kinni ja üldiselt selles mõttes, et kui sul on ikkagi suur tootmine või väiksem tootmine, et lõpuks ju tahad ikkagi oma kauba üle anda ja maha müüa. Aga jah, selline asi neil on küll, et kui siin eestlased pühapäeva õhtuti töötavad või riigipühadel töötavad, siis neil on puhkus. Puhkuse ajal puhatakse ja töö ajal tehakse tööd heal juhul. See on hästi oluline oskus võtta aeg maha ja mitte kogu aeg töötada. Ma olen märganud, mind häirivad täiesti need inimesed, kellel on vibreerivad telefonid ja nutikellad. Ma olen aru saanud, et kui ma räägin inimesega ja on see tunne, et meil on selline tore suhtlus tekkinud. Järsku käib temast mingi võpatus läbi ja ta vaatab kella. See on tegelikult hästi paha tunne sellel kaasliiklejal. Võib-olla sellega on võimalik harjuda, võib-olla ma ise olen liiga vähe suhelnud nende nutikella hulludega, aga et see on nagu minu jaoks on siuke, et oi, mida ma siin üldse teen, et äkki ma häirin teda, et lõpetame ära. Ja see hetk, see koosolemise hetk on nagu ära rikutud. Jaa, mul oli nutikell korraks
ja ma loobusin sellest, ma andsin selle sõbrannale ära, sest et see lihtsalt segas mu elu kogu aeg. Mingisugune tuleb teade ja jälle segab. mul ei ole ikka kunagi olnud. Ei soovita ka. Ma- Ebavajalik. Okei, ja siis ma nagu mõtlengi seda, et mul on teatud huvi oma unerežiimi jälgimise suhtes, aga see, et no come on, ma ei tahagi seda, et mul oleks võimalik kõike kohe teada saada. Jaa. Miks ma pean kohe kõike teada saama? Isegi see unerežiimi jälgimine, seda ma tegin ka oma nutikellaga. Isegi see hakkas mind segama, sest et mul ei ole vaja, mis see muudab mu elus? Kui ma tahan olla tervislikum ja parem, siis tuleb eluviisi muuta, on ju. Et toitumist ja rohkem värsket õhku ja rohkem liikuda, et sellest ju meie uni tegelikult sõltubki, et see teadmine, mitu tundi ma nüüd mingis REM-unes olin või mis iganes, see ainult segab. See on järjekordne mingi info, mida meil tegelikult nagu vaja ei ole. Või noh, mina tundsin iseendal seda, võib-olla mõnel inimesel on nagu päriselt vaja seda infot, et mingit tervise asju. No vaata see, et sa pead tegelikult suutma iseendaga rahujalal olema, iseennast usaldada ja sul on enda käes olemas see võti ütlemaks, et kas ma olen täna välja maganud. Täpselt. Ja muide, ma olen nagu mingi selline uuringute friik kohe peal, aga mul tuli praegu selline uuring meelde, et need inimesed, kes ärkavad ilma äratuskellata, on õnnelikumad. See on üks elu luksuseid. Sa pead tegelikult lihtsalt välja magama. Jah. Et kui sa saad enam-vähem, kas sul on äratuskell? Ei ole, mul on lapsed. Ja, no see võib-olla on tegelikult sama hull kui äratuskell, et sa ei saa ise võib-olla välja magada. Kuigi ma olen selles rütmis, et mul ikkagi läheb põhimõtteliselt siis, kui nemad ärkavad, mul ongi uni läinud või ma isegi ärkan paar minutit enne neid. Aga ja, rütm on oluline ja ma arvan, et vaata need uuringud, tahan öelda praegu seda veel, üks uuring, mida ma olen ka tegelikult vahel koolides esinedes ümber kiirelt jutustanud. Läks mulle väga südamesse. Raamat Ekraaniaju. Seal on väga palju silmi avavat. Ja seal oli selline uuring, et õpilased pidid tegema testi. Nad olid jagatud 3 rühma. Üks rühm oli see, kellel öeldi, et ei tohi üldse telefoni kaasa võtta testiruumi ja nemad tegid kõige parema tulemuse, kui nad pidid lihtsalt oma peast tegema, neil ei olnud mitte mingeid abivahendeid ja lihtsalt nemad ja paber. Teine rühm oli siis see, kellel oli öeldud, et te võite kasutada telefoni abivahendina ja teha kõike tausta juurde otsida, arvuti mingit funktsioone kasutada. Ja neil ei tulnud nii head tulemused. Tegelikult see, kuigi mõtled, et abivahendaks see segas. Aga minu jaoks kõige huvitavam oli see, et oli ka tehtud 3. rühm, kelle jaoks oli niimoodi, et ja te võite võtta telefoni sisse siia testiruumi, te võite ta panna siia lauale, aga te ei kasuta seda. Et telefon on tumm ja lihtsalt on siin. Ja neil tulid ka kehvad tulemused. Sega mõtlemist. Ja see lihtsalt sellest, et su aju näeb kogu aeg seda, on ju ära harjunud, et siit tuleb see nagu iga hetk seda dopamiinilaksu, seda head tunnet on ju. Ja kui sa näed seda, no kujuta ette, et sul on mingi jäätis sulab siin. Oi, ma pole juba minut aega jäätis süüa saanud, on ju. Et see aju jaoks on see sama asi ja sa ei suuda keskenduda. Ja sa ei ole kohal. Kõik need keskendumisraskused ja... Ja see, mismoodi see kõik hakkab tegelikult tõlgenduma nagu sellesse õnne, rõõmu, rahulollu. Need on kõik need uuringud, me on kõik nagu katsejänesed praegu. Ja see kõik on nii värske ka. Jah. Aga no ma arvan, et kui eesmärk ongi see, tegelikult ongi kõigil see eesmärk, et sa tahad olla lihtsalt mõnusalt ja rahulikult õnnelik. Siis on praegu võimalus nagu aru saada, et mis siin teha on. Tegelikult peaks telefoni panema võimalikult sageli mujale. Et olla. Absoluutselt. Kohalolu ongi see. Ja seda me peame prantslastelt õppima, ma arvan. Ma millegi pärast arvan, et ma ei tea, aga ma arvan, et neil on ka need korvikesed, kuhu nad oma telefoni panema siis, kui nad koos sööma hakkavad.
jah, vot seda ma isegi ei oskagi öelda, eks noortel on ikka või jah, on ikka see telefon kogu aeg ju käeulatuses. aga nüüd tuleb see nagu üsnagi tugevalt see nagu kultuur peale, kus on ikkagi see, et süüakse koos ja See see on nii koos, veres. koos söömise uuringud on nagu näitavad seda, selle kohta ma olen mitut raamatut näinud, küll inglise keeles, aga ma arvan, et need on ka prantslastel vabalt olemas. Et see on nagu seotud ka sellega, et kui õnnelik on inimene, aga nad olid ka uurinud perede laste edasist tulevikku ja sealt selgus, et need lapsed, kellel on kord päevas kokkusaamine ühise söögilaua taga, pereringis millest iganes rääkimine, aga lihtsalt see rutiinne kokkusaamine pereringis, neil olid tulevikus head hinded ja head karjäärid. Ja. No vot, see on see, et sa tunned, et sa oled osa perest, osa seltskonnast, sa oled oodatud, sinuga räägitakse, sind väärtustatakse. Võib-olla see annab ka enesekindlust juurde. Soovitatakse ju lapsele anda vähemalt 10 minutit päevas seda aega, kus tema juhib mängu, et sa oled, et sul ei ole telefoni, mitte kellegi, tema juhib mängu, ütleb, mängime seda, sa oled see, et olgugi, et see on ainult 10 minutit, aga see juba pidi talle väga suure sellise hea rõõmu ja enesekindluse. Investeering tema olemasolusse. Heaolusse. Ja ma kuidagi mõtlen seda, et me kõik tegelikult pidevalt peame praegu seda defineerima, et kes me oleme ja see, mismoodi praegu meie oleme siin ja ma ei taha üldse öelda, et eestlastel midagi oleks kehvasti, sest see ongi nagu seesama asi, mis võiks olla, et meie olemegi need, kes me oleme. Aga kõige nõmedam ongi see, et meil on see alaväärsuskompleks. Me kogu aeg tahame nagu kuskile kellegi poole püüelda, kellelegi alt üles vaadata, me ei tea tegelikult, kes me täpselt oleme ja see ongi nüüd vist see koht, mis prantslastel on hästi, mulle tundub. Enesekindlus. Ja me ei saa muutuda prantslasteks. Ei saa. See on nagu tegelikult täiesti lahe paradoks. Võib-olla on see, et eestlased on eestlased ise, kui nad on suitsusaunas, lihtsalt saunas. Võib-olla meie olemegi need, kes hoopiski peaks koduõlut jooma, mitte veinikultuuri, aga see, et kes me ise oleme ja et olla uhked sellele oma kultuurile. Endaga rahul on ju. Teha rahu endaga, nautida rohkem. Ei ole alati kuskil mujal ju parem, on ju. Ma käisin ka ära 5 aastat Prantsusmaal, ikka tulin tagasi. Kodus on kõige parem. Jaa, seda vist üldiselt imestati, et miks te sealt Prantsusmaalt, seda põhimõtteliselt teil oli võimalik kogu elu ja karjäär nii sättida, et te oletegi Prantsusmaal. No ma algusest peale kuidagi mõtlesin, et ma tahan kindlasti tagasi tulla, sest et mingi patrioot minus tahab, et mu lapsed oleksid eestlased. Aga me ei jõudnud ära vastata, kui me tagasi tulime sellele küsimusele, et miks te tagasi tulite. Aga mina ei jõua nagu ära imestada, et mis siin imestada on, sellepärast, et meie pered on ju siin, meie sõbrad on ju siin, see on meie kodu, meie juured on siin. Kui me lõikame oma juured läbi, mis siis üldse alles jääb, et muidugi, eks see sõltub ju peredest ka, aga meil mõlemal on nii head suhted peredega, et pered ongi nagu parimad sõbrad ühtlasi ka, on ju. Ja naudime koos ajaveetmist, eks meil on võib-olla ka see, et me oleme siis koos neid õhtusööke teinud oma peredega maast ja madalast ja koos aega veetnud ja koos reisidel käinud, et see ongi nagu normaalsus, et kui seda ei ole, siis ei ole võib-olla raske välismaale kolida. Aga meil oleks olnud, ma arvan, raske sinna jääda. Aga mis sa arvad, kuidas Prantsusmaa aastad sind muutsid? Nad muutsid mind kindlasti. Võib-olla natukene muutusin ka mingis mõttes nagu
prantslaslikumaks. Inimesed Eestis ütlesid, et te näete välja nagu prantslased. No eks sa ju ikka peegeldad seda ühiskonda, kus sa elad. Aga millised näevad prantslased välja? Mul tulevad kohe meelde oma naabrinaine prantslanna mingid lood New Yorgist, aga ütle sina, mis on siis, mis on see prantslanna stiil? Neil on selline mõnus hooletus, et nad ei pane liiga palju rõhku, nad ei meigi ennast. Et ühesõnaga ebatäiuslikkus ongi täpselt, ebaperfektne ongi perfektne, selle ma võtsin kindlasti sealt kaasa ja selle järgi ma elangi. Aga kui ma tulin tagasi, ma arvan, ma ka ei meikinud ennast eriti ja nüüd ma peegeldan jälle eestlasi ja meigin ennast peaaegu iga päev. Aga no muidugi Prantsusmaal on lihtne ka mitte meikida, kui kogu aeg on jume peal, ja siis on nagu mõnus olla. Aga mis ma räägin selle väljanägimise loo, mis mul oli, et ma hakkasin nagu jälgima oma seda prantslannast naabrit ja olukord siis New Yorgis, korteri naaber samast koridorist, et ta sai kohe selle võimupositsiooni justkui nagu stiili mõttes enda kätte, kui ta lihtsalt pillas mulle sellise komplimendi, repliigi, et kui tore, et on lapsel sinine kleit, et nagu nii nõmed, kõigil on kogu aeg need roosad kleidid. Ja mina jäin siis kuidagi, ma ei suuda siiamaani seda maagiat seletada, miks see mulle nii tähtis oli ja miks ma kuidagi nii püüdlikult hakkasingi, et väga hea, selge, minu laps, sinised kleidid, hakkasin nagu rohkem selle vaatama, et ma kannaks mitte roosat, tähendab laps eriti ise kindlasti ka mitte ja võtsin nii püüdlikult seda, et näed, et prantslanna kiidab mind ja midagi on hästi. Ja siis samas ma hakkasin nagu ise jälgima, et milline on tema stiil. Ja vaatasin, et üks asi, et tal oli kogu aeg mingisugune sallilaadne, mida täiesti mingi suvaline asi, iga ilmaga midagi oli tal kaela ümber või siis niimoodi seal lahtiselt ja teine asi see, et tal absoluutselt ei sobinud riidevärvid üksteisega kokku. Et see ei olnud niimoodi, et nagu, et vaataks, et on kontrastvärvid või et kõik on ühes toonis. Ei olnud. Ta kandis selle jumala hästi välja. Enesekindlad, eneseteadlikud ja siis enesekindlatele inimestele me vaatamegi alt üles. Tahame neile meele järgi olla, et nad tunduvad, et nad teavad kõike ja on sellised tegijad, on ju. Aga nad on kõige paremad müügiinimesed prantslased. Ja mõtled, et tegelikult ei olegi mingit muud asja kui lihtsalt enesekindlus. Jah. Et võtad kõik suvalist aga see ongi enesearmastus ja eneseusk. Ja siis toimibki. Sest et me peamegi olema ju täpselt sellised, nagu me tahame olla. Mis siis, kui kellelegi ei meeldi? Vot see on ka, ma arvan, see, et ei saagi ju kõigile meeldida. Kuigi me üritame siin kõik ühte halli massi sulada, aga eks see sellele õnnele kaasa ei aita, ma arvan. Ühesõnaga ebatäiuslikkus muuta plussiks ja kanda välja enesekindlalt. Absoluutselt. Ma arvan, täiesti nii ongi ja peabki olema. Aga nad on ikkagi veendunud selles, et nad on maailma parimad teatud asjades. Gurmee, vein, mood. Neile vaadataksegi alt üles. Vaadatakse ja ma olen põgusalt elanud ka Lõuna-Inglismaal ja seal ma natuke imestasin seda, et kuidas nad nii aubloklikult suhtuvad Prantsusmaasse. Ameerikas on see võib-olla natuke keerulisem. Aga siiski nad ka, aga siiski nad, ma arvan, et vaatavad pigem stiili mõttes alt üles. Samamoodi. Neid ju kopeeritakse igal pool. Ja kui me nüüd praegu mõtleme, et mul on see küsimus, et kas prantslased vaatavad kellelegi alt üles, kas prantslastel on keegi, ma ei tea, peale prantslaste enda, keegi selline autoriteet? No see on raske küsimus. Nad ikkagi peavad ennast päriseks, aga muideks, kui meie seal õppisime, siis mul jäi mulje, et meid nad küll täiega imetlesid, sest et me oskasime inglise keelt hästi, on ju, see on neile siuke vau, siis tuleme siia välismaale
õppima võõrkeeles, see on neile väga muljetavaldav, et võib-olla nad imetlevadki siis sellist asja, et kui inimesed saavad hakkama võõras keskkonnast, et nemad reisivad ja liiguvad vähe. Meie kursusel oli üks tüdruk, kelle jaoks see kool, kus me õppisime, oli kõige kaugem punkt, kus ta käinud on. Et Kui kaugel see siis? See oli, ma arvan, tunnike tema kodust sõita läbi Bordeaux linnadele, teisel pool Bordeaux'd. See kool oli nagu ühel pool Bordeaux'd, tema elas siis teisel pool Bordeaux'd. Ja ta polegi kuskil käinud, tema ongi seal oma Medokis üles kasvanud, vanemad teevad veini, on veinitootjad, me oleme neilt isegi veini tellinud. Ja seal ongi nende väike maailm ja nad ostavad ka kogu toodangu kõrvaltalust, on ju, nad väga toetavad seda, mis on kohalik. Prantslased näiteks väga hindavad või peavad tähtsaks ka seda, et keset talve näiteks ei sööda tomatit. Tomatit süüakse siis, kui tomatid küpsevad, on ju. Et kõik oleks kohalik. Kusjuures see on ka kohalolu. See on ka kohalolu, jaa, kohaliku absoluutselt. toetamine. Ja minu meelest see on nagu küll koht, kus tegelikult eestlastel on ülipalju õppida see omade toetamine. Ja. Et mis mõttes me tellime kuskilt kaugelt mingeid asju, et säästame nagu paar eurot. Noh, ma saan aru, et see on ka oluline, on ju, ja teatud olukordades vältimatu raha. Hiinast tellimine. Mul konkreetselt oli hiljuti üks sõpruskond, kes läks tegelikult lahku tüliga, lõpetasid inimesed, sest et osad olid muutunud Temu fännideks ja osad olid Temu vastased. Et need, see on maailmavaate erinevus. Jaa, sest miks sa tellid Hiinast, et lihtsalt natukene rohkem raha makstes toetad sa naabrimeest või naabriküla. Ja kohalikku majandust. Jaa, et ma arvan, et jah, Temul väga hästi vist ei läheks Prantsusmaal või ei lähe. Ma arvan ja loodan, et vist ei lähe jah, kuigi eks see globalism tuleb nagu igalt poolt, kindlasti on seal ka midagi, aga jah, see, et kui me nagu defineerime seda, mis on selline heas mõttes prantsuspärane, siis see on tegelikult see nagu iseenda väärtustamine ja iseenda kultuuri väärtustamine. Ja täpselt. Ja tõeline prantslane ikkagi läheb, ostab oma nädala toidu turu pealt ja tarbib kohalikku ja mul on selline küsimus, mul on jäänud selline mulje, et see prantsuse stiil on hästi truu. Et kui sa oled leidnud oma kohviku, oma restorani, oma saiapoe ja lihamüüja ja turutädi, et siis sa ei lähe mitte kuskile mujale, et sa käidki nende omade juures. Ja no ei ooda näiteks Prantsusmaal Itaalia või Hispaania veini, et nagu poes ka ei leia. Midagi võib-olla kuskil suures poes ikka vast leiab, aga üldiselt ikkagi mitte. Aga kas see ka mitte ei liigitu sinna alla, et mujal ei ole parem? Siin on hea, meil on hea, on ju. Aga samas ma ei ütleks, et neile ei meeldi ka vahepeal proovida muid asju või avastada või nagu ringi käia, aga võib-olla lihtsalt nad ei otsi seda õnne kuskilt. Ma ei tea, vikerkaare lõpust, et siin on hea ja meil on hea ja meil on kõige parem. Peitub siin see võti mõistmaks, miks prantslased väga ei armasta turiste. Nad ei mõista neid. Võib-olla, jah. Sest et miks sa pead kogu aeg ära minema, midagi muud avastama. Sest see on nagu ikka eks neil on neid turiste muidugi, ma arvan, nagu Pariisis muidugi ekstra palju. Ja, kõik tulevad selle enesekindluse peale kohale. Et mida sealt õppida. Aga vingumine on neil muidugi ju moes, et kui võib vinguda turistide üle, ilma üle, mille iganes üle, et see on nagu siuke. Käib ka asja juurde. Ja ma mäletan, see raamatus oli need prantslaste tüübid ja siis oli see vinguv prantslane. Jah, et üks tüüp on vinguv prantslane. Nad on enamus. Üks asi, mida ma olen tegelikult prantslastelt veel õppinud, on see, et elu tuleb vahel lubada olla ka raske. Mitte vahel, et sa lubadki olla sellel raske. Et see ei mõjuta nagu meelerahu või seda, et õhtusööki ei naudi, kui on raske. Et võtad ikka selle aja ja naudid, isegi kui on raske. See ongi see selline. Kas see ongi see vinguv prantslane? Jah, kindlasti, muidugi vingub ja ikka naudib oma head veini ja toitu ja päikest. Et seda peab tegema. Et need on nagu kaks eraldi kategooriat.
et sul on olemas see tuum naudingu oskus ja samas on kuskil mingi selline vent, kus koha pealt tuleb välja vinguva prantsuse ving. Et ja. Ja no ma ise näiteks ka, no seda ma olen ennekõike võib-olla ka laste kõrvalt õppinud, et kõik ei peagi olema kogu aeg korras ja nii nagu mulle meeldiks, et on. Ma luban endale seda, et kodu on sassis. Absoluutselt, et ma ütlen seda, kui sul on praegu, sul on 2 väikest last, sul on firma. See oleks tegelikult väga nõme ja haige mõtlemine, kui sa arvad, et sul peaksid kõik asjad korras olema. Ja tuleb endale lubada igasuguseid asju ja eksimusi ja selle kõige kõrval jääda nagu rahulikuks ja õnnelikuks, et see ei tohi võtta võimust meie üle. Et nagunii elu on kogu aeg siuke üles ja alla. Mida see tähendab, et elul võiks lasta raske olla? Nii et see on nüüd nagu, tegelikult tuleks selle juurde korra, et see on nagu 2 otsaga teema, et mina olen ka nõus, et kui on raske, siis sul on täielik õigus seda tunnistada ja välja öelda, et praegu on raske. Mul oli hiljuti üks selline kerge diskussioon, kus mina ütlesin, et mul on raske, selle peale vastas teine inimene, et ma umbes nagu selle mõttega, et miks ma manifesteerin. Aga ma ei taha ka endale valetada, et ma tahan olla teadlik sellest, et praegu on selline periood, nii, et on raske, nii. Aga on see, et tegelikult selle teadlikkuse järgmine samm on see, et kas ma saan midagi kuidagi muuta ja sellest välja astuda. Minul konkreetselt oli see, seesama raskus oligi see, et kuidagi oktoobrikuus oli hästi palju esinemisi, kutsutakse raamatukogudesse, koolidesse ja intensiivne ja ma otsustasin ära, et mina ei taha osaleda mitte mingisuguses müügitrallis selle aasta jõulude perioodil ehk siis detsembris. Ma lihtsalt ei lähe mitte kusagile. On erinevad variandid, need igasugused laadad. See on, ma arvan, väga paljude väikeettevõtjate eksistentsiaalne küsimus, et kas sa osaled laadatamises. Sa võidki osaleda, sa ütled endale, et mul on praegu raske. Või äkki teeks nii, et teadlikult ütled, et ma ei osale, ma võtan võib-olla vähem seda käibet see aasta, aga ma olen rahulikult. No see on see, et raha ei ole kõike väärt. Jah. Peame ju vahepeal ikkagi... Aga kuidas sul läks? Detsember. Oh jumal. Aga mina teadlikult läksin detsembrile vastu, et ütlesid, et mul on raske, mul on intensiivne. Ja, see on tegelikult sama asi. Ja ma olin kõigeks valmis selles mõttes, et meil on ju ka beebi ja teine on 3-aastane ja ettevõte ja see aastalõpp on kõige intensiivsem. Ja see osutus 2 korda intensiivsemaks, kui ma arvasin, et see on, mis on tegelikult ülipositiivne, selles mõttes, et me müüsime väga palju veini. Aga mul oli vaim valmis selleks. Ja ma lubasin endale selle raske ja ma teadsin, et see lõpeb ära ja see nüüdseks ongi lõppenud, et see tuleb nagu üle elada ja ma tean ka seda, et kui on teinekord vaja aeg maha võtta, siis ka seda on vaja endale lubada. Elu on ju nagunii kogu aeg üles-alla ja vahepeal on raske, vahepeal on kerge, aga isegi nendel väga rasketel hetkedel, ma arvan, ma olen tegelikult ülipositiivne inimene selles mõttes, et ma suudan nagu säilitada selle positiivse ja ikka hommikul suure rõõmuga üles ärgata, ma ootan kohe seda hommikukohvi. Ja nii, et selles mõttes mul on võib-olla ka nagu kõrgem taluvus rasketele perioodidele. Aga ka sa tead, mis on läbipõlemise suur etapp on see, kui sa ärkad hommikul hasardiga ja kui sa ei suuda sellest voost välja saada. Aga õnneks meil on nii hooajaline äri, et jaanuaris keegi enam ei joo. Selles mõttes jaanuaris hakkab uus elu, kõik teevad trenni ja ei joo. Langus on nagu... Ja, et õnneks selles mõttes ma ikkagi saan maha ja ma oskan seda aega võtta, et praegu ma olen ka ju siin Võrus puhkan. Minu hubases pesas ja puhkad. Ja vaata, mina olen seda mõelnud, et miks minule meeldib, on alati meeldinud see aeg, mis on alates jõulu
2. pühast kuni siis kusagil 3 päevani, 6. jaanuarini, et mul on see aeg alati meeldinud. Ja sellega nagu niimoodi kuidagi, et see ongi, tavaliselt ei ole mingisuguseid suuri kohustusi, on ju. Kõigile tundub see normaalne, et kõik asjad on jäetud ripakile, et see ei pea nagu suhtlema tööalaselt. Aga teine asi nagu ikkagi see, et ma olen endalt küsinud, et kas see mõnutunne tuleb ka siis, kui ma ei osale enne seda selles nagu rottide võidujooksus nagu, sest tavaliselt on ikkagi niimoodi olnud, et on kiire, kogu aeg mingi asi toimub. Ja siis, kui on see jõulu 2. püha, siis on kiire möödas. Et see toimub nagu selline, nagu see adrenaliini langus ja rahu tekkimine. Ja sel aastal ma mõtlesin seda, et ma hakkan katsetama, et kui ma hakkan nagu seda tempot aeglaselt ja rahulikult muutma, et ma ei lähe nendele laatadele ja ei osale võidujooksudes, et kas ma saan jõulutunde kätte detsembri alguses. Ja mis arvad, kuidas mul läks? Ma arvan, et sul läks üli hästi. Mul oli nii palju küsimusi, et sellega ongi nii, et ma ei saanud nagu nii mustvalgelt seda tunnet tegelikult. Aga ma ikkagi praegu arvan, et ma teen järgmine aasta samamoodi. Nojah, see võib-olla oli raskem seda tunnet saada, sest et see polnud sulle harjumuspärane. Jah, võimalik jah, sest see kuidagi minu arust, et ideaalis peakski olema nii, et see sama tunne, see, mis on see maagilise perioodi tunne, see jõulujärgne võiks olla kogu aeg. Et sul ongi selline rahulik olemine ja asjad võivadki olla ripakil. Kellelgi ei ole õigust nõuda, et ma neile kohe vastan. Aga kui see on nagu normaalsus, siis ta ei ole ka nii eriline, eks ju. Aga siiski minu jaoks hakkas kusagil oktoobrikuus, ma mõtlesin, et ma teen endale selle tunde, et ma teen endale juba nagu jõulukuu alguses selle tunde sisse. Aga natuke oli raskem ka vaadata silma. Kõik viitab sügisele. Tõsi, jah. Et selles mõttes, et kui oleks tulukesed põlevad ja paksu laia lund sajab ja jõulumuusika, siis on ju, et natuke keskkond ikkagi mõjutab. Kindlasti see ka aitab ja mõjutab. Ma mõtlen, et selle kõige, minu jaoks on need, et nagu olla teadlik sellest, et mis asjad kõik mõjutavad, lõhnad mõjutavad. Mina mäletan seda, kui mina käisin sinu selles veiniateljees, et miks ma sain sealt nii hubase sellise tunde. See oli, mõnes mõttes oli see täiesti labane vastus, et sa hakkasid valmistuma seal oma mingiks veinikoolituseks, et kuule, ma veel räägin, aga ma panen siin lehtainas ja kitsejuust, ahjus, lõhn. Et tegelikult me reageerime lõhnadele, et meil on need õnnevalemid nagu selles kohas, et on vaja head lõhna. Muidugi, kusjuures Prantsusmaal koolis prantslased, kes on minu meelest maailma parimad turundajad, õpetasidki koolis, et poes peab olema hea lõhn, hea muusika, hea olla. Mitte, et me ise nüüd suudaks seda ideaalselt kogu aeg nagu järgida, et ikka ununeb see muusika panna käima ja nii edasi, aga et see on tegelikult ka nagu siuke turundusvärk. Ma peaks iga päev seal küpsetama. Et need on nagu justkui välised tegurid, aga need mõjuvad ka ja siis vaata see sisemine õnn ja värk. Eks me oleme sellest juba ka rääkinud, aga mul tuli praegu veel üks asi meelde, et on uuritud, et inimene on konstantselt rahul, tekib nagu see seisund, püsiv seisund, me ei räägi nagu sellest nagu mingist hetkest, kuigi õnnehetked kindlasti on olemas, aga selline nagu platoo tekib siis, kui sinu võimed ja väljakutsed on nagu balansis.
ehk et ei ole võimalik olla lihtsalt kogu aeg rahul ilma selleta, et sa tekitad sellist ikkagi seda stressi ja väljakutset, on ju. Aga küsimus ongi selles, et kuidas sa neid nagu balanssi saad, et kui sa kogu aeg nagu ära kurnad kõik selle oma nagu selle väljakutsed ja võimed ja oled selles nagu teravas stressis, siis sa ei jõua enam sellesse rahusse, aga kui sa üldse seda ei kurna, et kui sa nagu tegelikult hakkad sisimas tundma, et sul on veel potentsiaali, on ju, siis sa ei saa lihtsalt mediteerides rahul olla. Muidugi. No ma arvan, et üks asi on nagu eneseteostus ja teine asi kindlasti on niisugune nagu rahaline surve, mis viib meid võib-olla ületöötamiseni ka tänapäeva ühiskonnas. Et justkui seda raha ei ole ka piisavalt mitte kunagi. Et seal tuleks ka inimesel endal sees rahu teha, on ju, et kas raha on kõike väärt. Ma arvan, mulle tundub, et üks asi on niisugune mõnus eneseteostus parasjagu, aga miks töötatakse üle, on ju, sellepärast, et tööandja nõuab või oled ettevõtja ja töö ei saa kunagi otsa, aga kuskilt peab ju tegelikult piiri tõmbama, et elu ei ole ju ka ainult töö tegemine. See enese jaoks tuleb teha. Mina olen sellest aru saanud, et minu kõik need valikud, mis ma olen teinud, nii et mõtlen, et teised teevad nii, peaks ka nii tegema. Need ei ole tegelikult kunagi õiged valikud olnud, aga kui ma saan iseendaga kontakti, mis tegelikult on ka väga oluline asi, et me oleme harjunud sellega, et räägitakse, et nagu jõulude ajal, et nad saavad nagu lähedastega koos, pere, inimene on karjaloom, aga tegelikult kõige selle sees oled sina ise, et sa saad iseendaga ka kontaktis olla, on jube tähtis. Absoluutselt. Minu jaoks on nagu see, vahel nagu kuskil looduses jalutada näiteks, et ma saan aru, mis ma tegelikult ise asjadest arvan. Et sellesse kanalisse minna ja sealt hakata valikuid tegema. See minu arust on väga-väga oluline. Ma olen nõus. Jalutuskäigud, aeg ise endale. Ja vaata see sotsiaalmeedia, üks mõte, mis mul käis hiljuti peast läbi, et või vaata see nagu hetkede jäädvustamine. Et kelle jaoks ma jäädvustan asju. Kuna ma olen olnud blogija, ma olen nagu üsna tugevalt selles kohas ära käinud, kus ma tunnen, et ma lähen iseenda jaoks kaotsi. Et ma teen seda, olles nagu mingi suure lava peal, edevus tekib, et ma nagu teen asju sellepärast, et teistele meeldida. Ja ma arvan, et hästi paljud sotsiaalmeedias teevad seda. Ja samas see teine äärmus, et üldse ei tee, üldse ei jäädvusta, pole ka õige, aga see, et leida üles see koht, et sa teed seda nagu iseendale millegi kinkimiseks, et see tulevikus saad ise vaadata. Kas sa oled kuidagi tajunud sellist? Absoluutselt, mul on täiesti täpselt selline kogemus olemas, sest et ma olin gümnaasiumis, kui ma arvan, tekkis Instagram ja see võttis täiesti võimust. Kogu aeg oli vaja postitada ja kädeid pilte teha ja sellist... teistele meeldida. Absoluutselt, ja eriti veel vaata selline nagu helvanus ka on ju. Ja mul sai sellest kuidagi nii kõrini, et kui me läksime Prantsusmaale, siis ma mõtlesin, et nüüd ma naudin. Ma nagu ei pea kellelegi seda tegelikult näitama, et ma ei viitsi üldse pilti teha. Ma naudin neid hetki. Ma ei hakka mõtlema, et mis nurga alt saaks ägeda pildi. Ja ma tegin liiga vähe pilte, niimoodi, et tagantjärgi ma vaatan, polegi õieti pilte nagu teatud perioodidest. Et raamatu jaoks oli ka nii raske leida neid, tegelikult hetki oli nii ägedaid ja need on mul mälus olemas. Aga ma ja sa läksid mustvalgelt selle ja nagu teise aga mul sai nagu sellest nii siiber ka. Aga eks oli vajalik, et jõuda praegu siia, et vahepeal on ikka tore pilti teha ja toredaid hetki tuleb jäädvustada ja palju kurvem oleks, kui mul oleks praegu see seisund, et ma pilte ei tee, sest et praegu ma pean tegema, mul on väiksed lapsed. Absoluutselt. Mul tuli praegu selline lugu meelde, et kui
minul vanem tütar oli täpselt sellises vanuses, et hakkas aru saama, et oi, meil on telefon, telefonis on nupp, kus saab panna videosid salvestama. Ja mina olin nagu mingis oma mõttelõksus, kus mind see häiris, et miks on telefon täis mingit prahti, et jälle ta on võtnud ja salvestanud ja ma järjest kustutasin neid ära, aga õnneks mul oli nii vähe aega, et ma ei jõudnud neid kõiki ära kustutada. Möödus 10 aastat ja ma avastasin, et issand, kui lahe, et see tegi, et nagu ta oli need oma väikest õde filminud, ka mind filminud, kassi filminud, nagu kõik need hetked ja see, et tegelikult jäädvustamine on oluline küll, et ma nagu kindlasti ei soovita, et viskame kõik nagu minema. Aga õigel eesmärgil peab see kõik toimuma. Jaa, sest kõik need, kes kaotavad ära selle iseenda, et aru saada sellest, et tegelikult olen ma ikkagi ise väärtus. Ma teen seda kingituseks ise 10 aasta pärast, et tervitused tulevikku. Aga kui sa hakkad mõtlema seda, ma ei tea, mis asju laiki lugema või kõike seda nagu sotsiaalset konteksti, et mida kommenteeritakse ja et see on libe tee. See on väga. Ja ma ikkagi loodan, et nagu aeg teeb selle ka korda, et see nutitelefoni ei ole maast ja madalast ja et sotsiaalmeedia noortel ei ole nagu normaalsus ja nii edasi, et see ikkagi, aga ma usun, et see kindlasti, see on juba sinna poole teel ja see on meie enda kätes, et see nutivärk ei võtaks ka liiga palju. Ma ei kujuta üldse ette, mis saab, kus me oleme 10 aasta pärast, aga ma tean ühte, et teadlik olles nagu igat sammu nagu vaadates, siis päris pekki ei saa see asi minna. Ma olen ka optimistlik ikkagi. Ma usun, et läheb ikka ilusti, et teadlikkus ju kasvab ja kui meil on teadlikkus, siis me saame seda ise juhtida. Ma arvan, et ma loodan, et kõige hullemad ajad selle nutiga on ikkagi möödas, et see tuli ja see võttis võimust ja teadlikkus puudus, aga nüüd on meil õnneks näiteks Eestis on Jaan Aru, kes oma teadlikkust jagab ja harib ja küll see levib. Ja minul oli eile veel jõululauas üleeile. Ühesõnaga, lastega see hetk, kus ma mõtlen, et telefonid, kas nad võivad siin olla või mitte olla. Ja ma lihtsalt pakkusin positiivset alternatiivi, aga ei hakanud nendega õiendama, et paneks ära. Et võib-olla see oli sellel hetkel parim lahendus. No, et jah. Sa ei taha ju meeleolu ka rikkuda, on ju jõulumeeleolu, et tuleb leida need kompromissid, jah. Rõõmu ja rahu, enesekindlust, muretust, segamini sahtleid ja stiili välja kandmist oma ebatäiuslikkuses õpime prantslastelt. Aitäh sulle! Aitäh!